Järgmiseks mänguks on 7, mida võib-olla teised teavad seda teise nime all, kuid mina kutsun seda mänguks 7. Ehk siis hakkame mängima mängu 7. Kõigepealt meil on vaja välja selgitada järjekord. Ehk siis võtame jälle vabaviskejoonele kolonni. Ükskõik milline kolonn, tüdrukud võite ettepoole ka tulla. Mäng on väga lihtne. Kes esimesena 7 punkti saab, võidab. Iga korvi eest saad 1 punkti. Kui sina alustad viskamisega, kui ta viskab sisse, ta saab uuesti visata siit samast. Kui ta viskab mööda, sinu ülesanne on pall võimalik kiiresti kätte saada. Ehk ma näitan ette, kui sina viskad mööda, ma ei tea, mina saan palli siit kätte, siis ma pean siit viskama. Sealt, kus sa palli kätte saad, sealt sa pead viskama. Ehk siis oleneb, kas ma viskasin mööda, tuleb järgmine, saab siit palli kätte. Kui ma viskan väljakult sisse, saan 1 punkti ja tulen vabaviskejoonele. Ehk kui ma viskan väljakult sisse, ma saan vabakast uue katse. Proovime. Ja siis lähed rivi lõppu. Ja järgmine on valmis. Hästi. Oota korra paus. Selline reegel on ka, kui sa väljakult üldse kuhugi pihta ei viska. Siis järgmine tuleb viskab vabaviskejoonest. Ehk siis, kui sa viskad ässa, siis järgmine tuleb vabaviskejoonelt viskama. Vabaviskejoon siit, kus sa oled, jah, kõik õige. Ütleme, sellele mängule võib lisada erinevaid reegleid. Näiteks võib mängida nii, et äss tähendab seda, et su punktiskoor läheb 0. Võib mängida ka 7-st tagasi, ehk siis 7-ni ja tagasi. Variante on erinevad. Mina olen mänginud näiteks 6 peal, teised võivad segada. Et igaüks võib mõelda reegleid selliseid, kuidas ta tahab. Ja näiteks, kui sa oled esimene, kui sa oled esimene ja sa viskad kohe järjest 7 vabakat sisse, mäng läbi. 4. Ehk siis sina viskad vabakalt, jah? 5, jah. Kas loeme ära või? Tal oli varas üle joone. Seitse. Jah, võitja on teada. Siit võib edasi mängida, kas lõpetad mängu ära, teed uue mängu või siis selgitame välja kõik kohad. Ehk siis see on mängijate enda otsus.